Hei, tere tulemast kohvipausile. Väljas on küll selline sompus ja hall, kuid ma loodan, et teil südames ikkagi on soe ja rõõmus olla. Mina olen Õnnela Seinamets ja enne kui ma lähen tänase teema juurde, siis ma mõtlesin, et palun teil kommentaarides märku anda, mis oli eelmisel nädalal selline asi, mis tekitas sinus hea tunde. Ja vaatame siis, palju neid pisikesi asju tuli ja pärast on väga hea lugeda ja veel kord seda tunnet läbi tunda. Aga tänane teema on mul selline päris sügav, ma arvan. Ja see teema tegelikult jõudis minuni, kui ma käisin mõned nädalad tagasi ühel koolitusel ja seal koolitusel pidime siis lõpuks kokku võtma, mis me siis endaga kaasa võtsime või mis olid need taipamised. Ja üks osaline ütles väga mõjusad sõnad minu jaoks, et väärtus on otsus. Ja see pani mind natukene selle üle mõtlema sügavamalt. Et kui väärtus on otsus, siis tegelikkuses me saame selle otsuse ju ise teha. Ja eelmisel korral ma põgusalt rääkisin sellest, kuidas kirjutada enesetutvustust, aga ma siiski arvan, et enne selle enesetutvustuse kirjutamist peaksid sa olema läbi mõelnud seda, et mida sa väärt oled. Et kuidas me ennast teistele esitleme ja kuidas me seda väärtust iseendast siis ära tunneme. Tihti me oleme harjunud tegelikult mõtlema väärtuse koha pealt selliselt, et meie väärtuse määrab klient, määrab võib-olla turg, isegi need hinnakirjad, mis me oleme valmis mõelnud. Aga kui nüüd mõelda võib-olla natuke kahtlevalt, et see ei ole nii, vaid see, palju sina väärt oled, otsustad sina ise. Siit kohe ka minu küsimus või mõte selline, et kui sina ise ei usu enda väärtusesse, siis miks peaks üldse keegi teine siis seda tegema? See on selline huvitav koht, et ma arvan, et väga paljud kahtlevad iseendas, on ebakindlad, sealhulgas ka mina mingites kohtades. Aga et kui võttagi vastu see, et mina tegelikult määran enda väärtuse, siis see pigem tegelikult ei ole ainult numbriline, vaid see on ka oluline mõtteviisi muudatus. Ja lisaks sellele, et me arvame, et väärtus tuleb võib-olla turult, klientidelt, siis me iseenda jaoks tegelikult mõtleme ka seda, et kogemused mängivad justkui rolli, erinevad tiitlid, mida rohkem sa õpid, mida rohkem on sul tunnistusi, et siis oled sa väärt. Aga tegelikult ju ei ole, sest me ise saame otsustada, mis on minu väärtus. Ja see on see koht, et kuidas sina ise tajud seda kõike ja see kohe mõjutab ka see, kuidas sa hindad oma teenust. See, kuidas sa suhtled oma klientidega. Ja kas sa üldse julged välja öelda seda, mida sa pakud ja millist hinda sa väärt oled. Ja mis minu meelest ka üks väga oluline koht on enda väärtustamise juures see, et kas sa pead ennast koostööpartneriks või sa oled lihtsa töötegija. Need on kardinaalselt erinevad mõtteviisid. Ja toon teile siin ühe näite. Näiteks on kaks inimest, kes teevad täpselt samasugust tööd. Aga üks neist küsib 2 korda kõrgemat tasu ja ta tegelikult ka saab selle tasu. Tal on kogu aeg kliente. Mis te arvate? Miks see võib nii olla? See on sellepärast, et tema lihtsalt otsustas nii. Tema otsustas, et tema töö on seda väärt ja läbi selle otsuse ja enesekindluse julgustas ta ka kõiki teisi nägema, et jah,
see hind, mida ta pakub ja see teenus, mis selle hinna eest saab, on seda väärt. Ehk ta oli teinud selle otsuse. See on nii paljudes asjades niimoodi, et kui sa teed selle otsuse, kui sa teed selle mõtteviisi muudatuse, siis asjad hakkavad juhtuma hoopis teistmoodi. Ja siin oligi väga suur erinevus see, et see teine inimene, kes küsib kõrgemat hinda, ega tema ei oota seda, et keegi tuleb ja ütleb, et sa oled väärtuslik. Ta on ise valinud selle mõtteviisi ja sealt edasi kõik hakkabki muutuma. Võib-olla mõned asjad, mis aitavad sul mõelda, et sa tegelikult oled väärt. Ma olen ka varasemates kohvipausides tegelikult põgusalt nendest rääkinud, aga ma ikkagi kordan need üle, et juba see, et millised asjad tunduvad sulle lihtsad, aga teiste jaoks on keerulised. Mis toob sinu klientidele kergust, aega, nähtavust, ehk sa lood nagu oma klientidele sellist mõnusat olemist, mille eest sind kiidetakse. Aga ka milliseid küsimusi sinult tihti küsitakse. Tuleta meelde, et millal viimati keegi ütles sulle, et ma ei tea, kuidas ma ilma sinuta hakkama saaksin. Vot, sa ikkagi oled väärtuslik. Ja see on sinu väärtus, isegi kui sina seda ei märka, siis märkavad seda teised. Küsimus on lihtsalt selles, et kas sina ise ka teadlikult sellele mõtled ja ka oma sõnumitesse seda siis välja tood oma sõnumites. Ei tohi alahinnata väikeseid asju. See, kui sa mõtled, et no mis see meilide korrastamine on, see nagu nii väike asi, siis mõni klient ei suuda sellist asja teha, tal on täielik kaos, aga sina sealjuures lood tema jaoks süsteemi. Väga paljud kindlasti tunnevad sotsiaalmeedia ees stressi. Aga see, kui sina lähed ja näiteks aitad oma kliendil planeerida, kujundad postitusi niimoodi, et see viib lihtsalt sinu kliendi õigete inimesteni. Või et mõni lihtsalt ei jaksagi kõike seda kaost hallata, kuid sina oled tema kõrval ja pakud sellist rahu ja tuge. Ja siin ongi oluline tähele panna seda, et see tegelikult ei ole lihtsalt abi. See on seesama võimendus, mis aitabki just ettevõtjal kasvada. Et need väikesed asjad, mis meie jaoks on väikesed, on tegelikult selle sinu kliendi jaoks niivõrd suured asjad, mis võimendavad siis tema edu. Ja see ongi see koht, et unusta ära see, et sa oled lihtsalt keegi, kes aitab. Ei ole. Sa oled strateegiline partner, kes aitabki kliendi ettevõtet liikumises hoida. Ja väga paljud kliendid, kusjuures ootavadki virtuaalassistentidelt seda, et sa oleksid rohkem kui ainult töötegija. Sa oleksidki strateegiline partner, kes mõtleb kaasa, kes julgeb arvamust avaldada, kes julgeb tegelikult ka avaldada arvamust sellisel juhul, kui sa võib-olla päris nõus sellega ei ole. Et see on nagu niivõrd oluline koht, kus selline taipamine enda jaoks ära teha. Ja otsusta ära, et sinu töö on väärtuslik. Enne kui sa küsid, et kas äkki minu teenus on liiga kallis, siis küsi pigem seda, et kas see, mida ma pakun, aitab kellelgi teenida rohkem, hoida aega kokku või vältida stressi. Ja kui see vastus on jah, siis sinu töö ei ole kulu selle inimese jaoks. See tegelikult on investeering. Mida rohkem sa ise seda usud, siis seda rohkem see peegeldub ka väljapoole, see peegeldub sinu hinnas, sinu suhtumises ja lõppkokkuvõttes ka tulemustes. Ja loomulikult ma olen korduvalt öelnud, et väga oluline on ümbritseda ennast inimestega, kes näevad seda väärtust. Kui sa oled kogukonnas, kus räägitakse pidevalt, et see või teine asi on liiga kallis või ma ei julge küsida, siis tegelikult see mõjutab ka sind. Ehk siin ongi see, et tasub ikkagi leida võib-olla need inimesed enda ümber, mentorid, kes tegelikult peavad oma väärtusest kinni
sest see aitab ka sinul endal muutuda julgemaks. Ja loomulikult tähistama väikeseid võite. Iga kord, kui sa ütled hinnanumbri sellise sirge seljaga välja ja klient ütleb sulle aitäh, pane see endale kirja. Need on need kinnitused tegelikult, et sinu väärtus on nähtav. Ja isegi kui mõni päev on keerulisem, loe just sellised positiivsed kinnitused üle ja sul läheb jälle ikkagi meel paremaks. Sellepärast ma siin alguses ka palusin teil kirja panna, et mis oli see eelmisel nädalal selline mõnus asi, mis tegi sul tuju heaks ja mõnus olemise. Ja need on sinu väikesed ankrud, mis aitavad sul edasi liikuda just siis, kui sul on väga keeruline. Me ikkagi jõuame lõpuks sinna, et väärtus hakkab sinust endast. Ja see eneseväärtustamine tegelikult ei tule üleöö, sest me oleme tulnud ikka sellisest kohast, et need välised kiitmised ja see väline on nagu nii oluline. Ja me unustame selle enda sisemise väärtuse ära, ehk siis see ongi tegelikult igapäevane treening. Iga kord, kui sa astud esile, paned enda oskuseid kirja, küsid õiglast tasu, ütled, see pole minu jaoks, siis tegelikult ütled sa jah, võimalusel sa kinnitad enda väärtust. Sa ei tohi heituda selle eest, kui keegi näiteks ei ole nõus sellega, mida sina võib-olla oma teenuse eest küsid. Sest sina tead oma väärtust ja see inimene lihtsalt ei ole sinu jaoks. Kui sa oled enesekindel, siis nagu ma juba ütlesin, see peegeldub kaugele ja sinuni jõuavad need inimesed, kes tegelikult märkavad sinu väärtust. Ja see ongi see, kuhu sa pead ühel hetkel jõudma, et sina otsustad, mis on sinu väärtus. Ja võib-olla tasukski tänasest kohvipausist meelde jätta sellise asja, et väärtus ei ole midagi, mida keegi sulle annab. See on otsus, mille teed sina ja vot siis alles hakkavad ka teised seda sinule peegeldama. Ja siia lõpetuseks ma annan ikkagi teada jätkuvalt seda, et meil on olemas ettevõtjate jaoks andmebaas virtuaalassistentide kohta assistendikooli kodulehel. Minge vaadake üle, vaadake need enesekindlad assistendid seal üle. Loodan, et kõik, kes seal nimekirjas on, teavad oma väärtust või kui ei tea, siis kindlasti hakkate mõtlema pärast tänast kohvipausi selle peale. Ja ka VIP-klubiga liitumise uksed on lahti, ehk siis tulla kogukonda, kus julged oma väärtust veel rohkemgi kinnistada, kus sa saad toetust selle koha pealt, et sa oled tegelikult väärtuslik ja sa ei pea seal nagu kartma seda. Mul oli väga hea meel teiega täna siin olla ja ma loodan, et see kohvipaus pani natukenegi mõtlema teid selle üle, et millise väärtusotsuse teed sina täna. Mõnusat esmaspäeva jätku teile. Tšau!